Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Kuulate podcasti Loomaarst taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub kolleeg Julia Kuhta. Tere, Julia! Tere, Tiina! Julia, ma olen kutsunud sind siia üllatus kasside pärast. Jah, see sobib mulle. Ja, et ehkki ma tean, et sa tegeled oma kliinikusse teiste loomadega ka, ilmselt siis peamiselt ka koertega, siis ikkagi on täna see kassi teema, mis on aktuaalne ja ma küsin kohe sellise ilmselt natuke rumala küsimuse, et kas kassipojad tõesti sünnivadki ainult kevadel ja suvel, sest et loomakaitseorganisatsioonid hakkavad kusagil just praegu juunikuus rääkima kassiuputusest, et kuidas see päriselt see looduses see asi käib? No minu arust ikka sündivad aastaringselt, aga kui me räägime emaskassi innatsüklist, siis tegelikult see päris nagu sõltub ilmast ja päevavalgusest ja nad hakkavad tegelikult indlema kuskil veebruarist märtsist kuni oktoobrini. Et siis tegelikult, kui need esimesed indlejad tulevad välja veebruarist, siis meil on aprillikuus esimene tegelikult pesakond tulebki välja ja nii need kassipoed tulevadki, ilmnevad kuskil kevadel ja suvel päris palju neid, jah. Sest ikka see märtsi kass on siis ikka nagu täitsa õige väljend, et pigem, märtsis on. Ja, enamus need märtsikuus, aga tegelikult ja sügisel ja talvel need ka. Ei ole nii massiliselt, aga esimene selline massiline kassipoegade ilmumine ongi nagu kevadel. No ja siis on nii tore, et oi kevad ja lastel on aega ja lähme suvilasse või maakodusse, võtame kassi. Kas seda, kuidas sulle tundub, kas seda on hakanud vähemaks jääma, inimeste teadlikkus ju ma väga loodan, et ikkagi tõuseb, et kassi ei võeta ainult suveks, et kass võetakse 15 aastaks, eks ole ju? No viimasel ajal küll nad pigem ikka omanikud võtavad küll koduseks kassiks, aga need inimesed ikka veel on, kes võtavad suviraks. Ja ikka veel on, et sellepärast just, kui me räägime sügisest nüüd, siis sügisel helistavad päris palju suvira inimesed ja räägivad, et inimesed sõitsid ära ja jätsid oma kassi suviras. Ja just talveks tulevad ka mõned kassipoed suvirast, et ikka võtavad. Aga mis need lahendused siis on? Seepärast, et ma saan aru, et küll inimene, võib-olla ta on sinu klient oma kassi või koeraga, ta helistab sulle, ega sina ei saa ju midagi teha, erakliinik ei hakka omale ju, eks ole, kasse korjama, et mis me neile siis ütleme, minu loogika ütleb seda, et tuleb vaadata, et missuguses omavalitsuses see suvila asub ja siis peab see omavalitsuse keskkonnaspetsialist selle asjaga tegelema. No küll nad helistavad igale poole, aga minu arust ikka enamus nendega tegelevad igasugused MTÜ. Kassi MTÜ, need on päris palju, nad võtavad ja lõppkokkuvõttes nad uputavad nendes kassipoegadest, neid on päris palju. Tähendab, uputavad tähendab seda, et need... Ei, selles mõttes nad proovivad kõike päästa. Ja siis on neil seal kassiuputus. Ja kassiuputus ja selles mõttes, ja ongi. No ja nüüd on siis niimoodi, et tore on, kui inimesed siis nüüd seda uputust natuke aitavad likvideerida, et ütleme, et tõesti tahetakse kassi võtta ja leitakse see MTÜ üles ja minnakse, vaadatakse võib-olla kodulehelt ja seda kiisut ja minnakse teda siis võtma, aga nagu ma aru saan, et igal pool on omad väiksed ohud, et võib-olla hakkaksime nüüd otsast peale, et kujutame nüüd ette, et mina olen see kassivõtja, mul tegelikult on kass ja mina tema kõrvale teist kassi ei julge võtta, sest äkki nad ei sobi, mis on väga sageli. Aga kujutame siis nüüd ette, et mina hakkan kassi võtma, et hakkan sulle nüüd esitama neid küsimusi, et kui ma tahan võtta, kas täiskasvanud kass või kassipoeg? No, minu jaoks on täiesti ükskõik, nagu minu jaoks on ju, kas on emane, isane, täiskasvanud või kassipoeg, aga peab ikka vaatama, et mis... Kui me võtame täiskasvanud kassi on ju, siis me tausta ei tea, kus kohas ta on tulnud, missugune elu ta on elanud, missugused traumad tal on olnud, missugused haigused on põdenud. Kui me võtame kassipoe, siis enam-vähem väike taust meil on olemas. On ju, et kas ta on sündinud juba MTÜs või ta on tegelikult just oli vastsündinuna leidnud, et need asjad võib-olla nagu tasu paika panna enda jaoks. Aga vahel pole, kas on ikka täiskasvanud või väike kassipoeg, me peame arvestama selle,
sellega, et see on elus organism, me vastutame ja me peame teda ravida ükskõik, kas ta on väike, vana või täiskasvanud. Aga kas ei ole äkki niimoodi, et kui see täiskasvanud kass on olnud kusagil hoiukodus või varjupaigas, siis on juba seal nagu enam-vähem selge, et kui inimsõbralik ta on, kuidas temaga võib-olla seal uues kodus hakkama saadakse ja kassipoja puhul on ta lihtsalt armas nunnupall ja me ei pruugi teada, missugune tüüp temast kasvab. Ehkki ma jälle saan aru, et kassipojaga meil on nagu see sotsialiseerimise aken veel võib-olla lahti, et me saame teda harjutada, eks ole ju. Absoluutselt ongi, kui me võtame täiskasvanud kassi, siis see on päris suur töö, kui see kiisu on tegelikult ei ole inimsõbralik. Ja mina tean päris palju inimesi, kes just spetsiaalselt võtavad siuksed loomi ja nad aastaid tegelevad ja nendest saavad ka nunnud loomad. Aga see on päris nagu suur töö ja selleks on vaja valmis olla. Kui inimene selleks ei ole valmis, siis pigem võtta kassipoega. Aga see on ka suur vastutus. Selles ka peab tegelikult nagu kogu aeg mõtlema, et mitte niimoodi. Ma ei võta endale mänguasja. Ma ei võta omale poele või oma tütrele ka mänguasja. Nüüd me mängime kõik koos kassipoeg ja lapsed. Ei, see on tegelikult elus organism, kelle ees me vastutame. Sest minul on üks näide oma tutvusringkonnast, siin ju sellest on juba üle 10 aasta tagasi, sõbranna võttis kassi ja võttiski tõesti nagu kodust, oligi kusagil maal ühel proual, vanaproval olid kass ja kassil olid pojad ja võttis, nagu öeldakse, mitte üldse nagu tundmatu taustaga kassi. Ja see kass oli eluaeg nii kuri. Ja inimene ju selle peale ei tule, et sul väike kassipoeg temast võiks kasvada kuri. Tegelikult nüüd takkajärgi ma mõtlen, et ta oleks pidanud temaga ilmselt hästi palju nagu teistviisi tegelema. Aga tal elaski selline kuri kass, tema ise sai selle kassiga tegelikult kenasti hakkama, aga kui me külas käisime, siis me käisime natuke mööda seina ääri. Ja sa tegelikult ei ole tundmatu taustaga, on kodust võetud kass, eks, ja ikka võib juhtuda, et sa saad ikka võib juhtuda, absoluutselt, kõike võib juhtuda. Mina alati räägin, ükskõik, kas on tõukass või see on kodutu kass, kas on kassipoeg või see on tegelikult täiskasvanud või vana kass, kõike võib juhtuda. See on elus organism ja me kunagi ei tea ega tausta ega tulevikku. Et mõnes mõttes võib-olla isegi selle nii-öelda mitte väga sotsiaalse täiskasvanud kassi võtmine on isegi nagu kindlam selline partii, sest et sa juba tead, et ta on selline, aga sa võid võtta varjupaigast mingi kiisu, kes tuleb ja nurrub ja on hästi tore ja siis, kui ta tuleb uude kodusse, siis hoopis selgub, et see ei ole tema ümbrus, ta võib-olla on pigem, ehkki kassid ei ole mingid karjaloomad, aga mõni ju tahab teiste seltsi, et talle ei sobi see üksi elamine, nii et võib ka niipidi juhtuda, eks ole? Absoluutselt, või samamoodi, kui seal on juba mõned loomad, kas koerad või kassid, me peame ka nagu arvestama sellega. Kui sul on kodu, kus on koer, et siis arvesta sellega, kas see kiisu klapib selle uue ümbruskonnaga või mitte. Mul on selline tunne, mul on endal olnud mitmeid kordi niimoodi, et on koer ja kass, ükskord oli niipidi, et enne oli kass, siis tuli koer ja nüüd oli nii, et enne oli koer, siis tuli kass. See on natuke keerulisem olnud, see koer enne, kass enne oli hästi lihtne, nendest said kohe väga suured sõbrad. Aga mulle endale tundub, et kõige keerulisem on tegelikult klapitada 2 kassi oma vahel. Et koer ja kass isegi on natuke lihtsam versioon. Muidugi sõltub väga palju koerast, kui on väga tugeva jahiinstinktiga koer, et siis on hästi keeruline. Kuidas sulle tundub? Ma ei oska öelda, mulle on selline tunne, et see on kõik nii individuaalne, absoluutselt. Vahepeal nagu tõesti on mingi siukene kodu, kus on juba 2 kassi, võtavad endale 3. kassi ja nad kõik klapivad omavahel ja vahepeal nagu on üks kiisu, võtad veel 1 kassi ja nad ei ole sõbrad. Et siin nagu jah, tõesti päris palju nagu tööd on vaja teha selleks, et nad ja vahel ei õnnestugi, eks ole, vahel peab ka loobuma, seepärast, et lihtsalt nad on nii stressis ja muidugi see on omaette teema, sinna me nüüd ei hakka praegu laskuma, aga kahjuks inimesed ei märka seda stressi, et nad tihtipeale ütlevad, et nad ei kakle, neil on kõik hästi, aga tegelikult see, et kui toimub üks pidev õllitamine ja üks ei lase teist liivakasti, see on palju suurem stress. Mitte kaklemine ei tähenda, et nendel ei ole stressi. Et kuskil nurgas istumine, et mitte nagu kontakteerimine ka on tegelikult stress. Ja muidugi. Aga seda sa ütlesid, et sinu silmis ei ole vahet, et kas siis võtta emane või isane? Mina jaoks absoluutselt, et mina armastan kõike, kas isane või emane, aga
ma ei oska isegi nagu prioriteedi panna, kes on parem, on ju, minu arust ongi juba individuaalne niisugune organism ja ma suhtlen juba temasse ka individuaalselt, jah. Aga mis sa arvad sellest, et kui ei tegeleta aretusega, ja ma ei peagi silmas nüüd tõuaretust, et sa võid ka tavalist kodukassi ju paljundada, kui sa oled vastutustundlik ja sa valid hoolikalt, kellele sa neid annad, aga ikkagi oled sa siis ju aretaja juba, eks ju. Et kui ei tegeleta aretusega, et siis tuleks kõik kassid ära lõigata. Kindlasti, absoluutselt, ma olen seda poolt, et kõiki loomi, keda me võtame, kui me ei tegele aretusega ja eriti kui me võtame tavakassi, mina samamoodi räägin, Eestis on nii palju kodutu kassi, lõpetage seda aretamist, kui teil tundub, et teie emane kiisu, keda te leidsite tänaval, on ilus niisugune pikakarvaline punast värvi, mis on tegelikult haruldane, ei hakka tegelema paljundamisega, ei. Äkki kõik mingisugune 3 sõpra ütlevad, oi, ma ka tahaks, äkki teed pojad ja siis selgub, et need pojad tulevad üldse mitte see punased ja pikakarvalised, vaid tulevad tavalised triibikud ja siis need 3 sõpra on kadunud ja siis see vaene inimene istub oma kasside otsas ja noh, tegelikult minu meelest on see kassi või koera poja äraandmine nii suur vastutus ja südamevalu, et ta saaks õige inimese kätte. Ja enda inimeste leidmine ei ole nii lihtne. Aga nüüd, kui mina jällegi ikkagi olen see, kes seda kassi tahab ja mul ei ole võib-olla selliseid nõudmisi, et peab olema punane ja pikakarvaline, mis on sinu soovitus? Kas ma võtan kasvatajalt mõne tõukassi, noh, kuna taust on väga hästi ju teada, eks ju, kas ma peaks võtma varjupaigast või hoiukodust, mida mulle meeldiks teha, sellepärast, et mul on neist kahju ja kui jälle üks saab sealt omale kodu, siis on kergem. Või siis ikkagi on veel mõni vanatädi, kes kahjuks tegeleb paljundamisega. Absoluutselt maitse asi, et kui me võtame kas kasvataja käes, kas me võtame varjupaigas või võtame kuskil tõesti vanatädi käes, me võtame organismi või võtame kassi, keda me peame ikka nagu tulevikus arvestame sellega, et jah, ta on tõukast, on kõik tehtud. Aga me ei välista mingi muu probleemid, on ju. Me ei räägi praegu nendest viiruslikutest haigustest, me räägime praegu sisehaigustest, et kunagi ei tea. Aga võib-olla jah, kui me võtame mingis varjupaigas, et mina uuriks seda tausta, mis varjupaik või mis MTÜ see on, et mõned MTÜd on tõesti korralikud, nad teevad kõike, nad panevad parasiititõrjed kohe, nad teevad kõik vaktsiinid, nad isegi steriliseerivad ja kastreerivad. No mis oleks elementaarne tegelikult? Jah, et kui me võtame muidugi kuskil nagu vanatädi käest kassi, mingi kassipoega, et ilmselge kõik asjad on tegemata. Et siis peab arvestama sellega, et kohe jookseme arsti juurde ja paneme aja ja siis vaatame üle ja siis otsustame, mis me teeme temaga edasi. No eks nende teistega peab ka ilmselt kohe päris ruttu arsti juurde minema, et mina olen nagu enda peas mõelnud välja sellise skeemi, aga ma ei tea, kas sa oled sellega nõus, et kui ma võtan tõukassi, siis mu eeltöö peab olema nagu väga, väga suur, sest et ikkagi väga palju tõud on ju aretatud mingitest üksikutest indiviididest, eks ole, ja nende see nagu see baas on nii väike, see nagu see esivanemate hulk, et seal ikkagi väga palju võib levida mingisuguseid pärilikke haigusi ja nendega nagu võitlemine on peaaegu lootusetu. No ei saa midagi teha, jah. Kui me räägime, ma ei tea, Scottish Foldides ja kui nendel on hondrodysplaasia areneb, et mida me saame teha? Elu lõpuni valuvaigist, et see ei ole ravitav. Kuulajale selgituseks, et hondrodysplaasia on siis selline kõhre mutatsioon või kõhre haigus ja tänu sellele on sellel Scottish Foldil tohutult armas nägu nende lontis kõrvadega. Ja see on see asi, mille pärast see tõuk on väga populaarne. Aga kui me nüüd teeme eeltööd ja natuke vaatame nende lontiskõrvade taha, siis seal ongi see, millest Julia räägib, et neil on ka tegelikult mitte ainult kõrvakõhred ei ole muutunud, vaid ka muud liigesekõhred ja tänu sellele tihtipeale tõesti need loomad peavadki elu lõpuni sööma valuvaigistit. Ja nüüd need inimesed, kes on pidanud oma kassile rohtu andma, siis mõelge hoolega järgi, kas te tahate iga päev võidelda oma kiisuga või siis te olete nii osavad, et te õpetate teda kohe rohtu võtma, eks see on ka muidugi alati võimalik. Nii et jälle, et me peame neid asju natukene vaatama ja muidugi on tore, kui on meil rohkem kasvatajaid, kes oskavad sellele ka tähelepanu pöörata, et lihtsalt ei müüda seda ilusat kassipoega kuskil bensiinijaama taga ruttu maha ja siis on see kasvataja kadunud ja vaene kassiomanik vaadaku ise, kuidas ta hakkama saab. Aga siis jälle see varjupaiga ja hoiukodu probleem,
sealt jälle mina kardaksin saada nagu mingit nakkushaigust. Et noh, sa ütled ju ka, et osad on väga korralikud ja osad ei ole üldse ja kasside nakkushaigused on ju nii vastikud ja salakavalad. Absoluutselt, et no nendes nakkushaiguses on suhteliselt nagu pikk jutt, et võib nagu pikka juttu võib rääkida, kui räägime sellest, et on olemas nakkushaigused, mis tegelikult saab preventeerida, saab teha vaktsiine, on ju, ja vähemalt me teame, jah, et sellised haigused näiteks nagu kassikatk ja herpesega liitseviirusliku infektsiooni vastu saab kassi kaitsta, saab teha vaktsiini ja saab seda kassipoe võtta. Muu haiguste vastu paraku ei saa midagi teha, me ei saa ega vaktsiini teha, ega see peiteperiood võis olla suhteliselt pikk, kui me räägime kassi FIP-ist või kassi peritoniit on ju, et see ei pruugi kohe kuidagi nagu välja tulema, et see võib võtta aega ja siis tõesti selgub, et mina võtsin kassi, kes tegelikult oli võtmise ajal täiesti terve ja mingi aja pärast on täiesti haige. Et no, seda peab kõike nagu arvestama, absoluutselt, jah. Kui inimesed võtavad, nad varjupaigad ilmselt ikkagi need korralikud varjupaigad, need vaktsineerivad need kassid, nüüd need haigused, mille vastu saab vaktsineerida, nad vaktsineerivad ära. Ehkki seal muidugi on see oht, et ta võib olla vaktsineerib ju seda haiget kassi, kelle haigus ei ole veel ilmekalt avaldanud, eks ole, ja siis me tegelikult riskeerime selle kassi eluga, aga kui me jälle mõtleme selle varjupaiga peale, kuhu me ei taha ja ei tohi nakkust tuua, siis see on ju paratamatus, eks absoluutselt, ole? Absoluutselt. Ma ikka nagu soovitan, kui omanik juba otsustab, et jah, ta võtab varjupaigas või MTÜ-st, et tasub kontrollida, tasub kõiki asju küsida, et kas parasiititõrje on tehtud, kas vaktsiinid on tehtud, et millal neid vaktsiinid tehtud ja võib-olla tõesti nagu võtta kassipoega, kes on ilusti vaktsineeritud ja peale vaktsiini on juba möödunud mingi peiteperiood, et näiteks tehtud vaktsiin ja nad saa oodata 2-3 nädalat, mitte kohe võtta. Mõned võtavad, jah, esimene vaktsiin tehtud, kohe võtame, kohe viime koju ja siis ongi see 800-grammiline kassipoeg, kes just sai kõike korraga parasiititõrje ja vaktsiini ja teil ei ole veel tekkinud immuunsus, pluss lisaks ta saab stressi. Et siis suure tõenäosusega ta kodus jääbki haigeks. Jah. Et see on nüüd see teema, millest ma just tahtsin ka sinuga rääkida, aga ma lihtsalt tulen korraks selle vanatädi juurde tagasi, et vanatädi puhul on muidugi see lootus, et tal ei ole pärilikke haigusi, sellepärast, et seal on toimunud ilmselt looduslik valik, et mingi naaberküla kõuts on käinud seal neid poegi tegemas. Pluss, eeldatavasti tal ei ole 100 kassi, muidugi neid vanatädisid on ka, neid kassipidajaid. Et me oleme elimineerinud võib-olla need 2 ohtu mingil määral, millest me rääkisime kasvanduse ja varjupaiga juures, aga jah, tõesti juhtub on see paha lugu, et tema ikkagi tihtipeale jätab siis selle parasiiditõrje tegemata ja need vaktsiinid ja asjad, nii et ega seda ideaalset kohta, kust kassi võtta tegelikult ei olegi. Mis tähendab seda, et ükskõik kust kohast ta võetakse, siis oleks mõistlik taga ikkagi tulla üsna kohe arsti juurde, eks ole ju. Jah, et minu arust just nagu ennem, kui isegi võtate, pigem planeerige kohe aega, on ju. Et siis, kui see kassipoeg on võetud, et siis teil on juba tõesti aeg broneeritud loomaarsti ülevaatuseks ja siis te jõuate sinna loomaarstini ja saate kõiki asju vaadata ja arutada, et tõesti siis arst seletab, mis asjad on tehtud ja tegemata ja vaatab seda kassipoega üle. Või siis ütleme jälle, kui on sellised tõesti sellised nagu kõrgema taseme varjupaigad, kellel on omad arstid, eks ole, kas siis varjupaikade MTÜ-l töötabki koha peal arst või siis ma saan aru, et sina vist teed koostööd ka mõne MTÜ-ga, et siis on jälle nagu natuke garantiid, eks, et seal on korralik loomaarst, on neid loomi üle vaadanud, kas või ma arvan, et sul ei ole midagi selle vastu, et kui sinu hoole all olevast MTÜ-st võetud kass tuleb edasi ka sinu juurde, eks ole. Tavaliselt see ongi niimoodi, ja meil on niimoodi, et näiteks meil on mõned MTÜ-d, et need on päris palju kasse, need on kõik vaktsineeritud, kõik on steriliseeritud ja ennem, kui need kassid jõuavad näiteks uute kodu, et nad tulevad ikka läbi kliiniku. Et näiteks selle samal päevad nad jõuavad kliinikusse, me vaatame üleni üle, teeme kõik need vereuuringud, kui on vaja teha näiteks mingi vanalooma puhul
on ju, et kui tõesti kõik on hästi ja loom on terve, et siis ta saab kohe nagu omanikule ja ta sõidab juba omanikule kõik vajaliku infoga, et kui tõesti röntgenuuringu tehtud ja vered tehtud, et siis ma juba panen kõik asjad kohe teele, et omanik juba saab endale kõike seda tausta, mis kassiga oli ennem tehtud ja mis oli tehtud sellel samal päeval ennem, kui ta jõudis sinna ma eeldan, et sa räägid siis ka seda juttu, milleni me siin vahepeal juba jõudsime, et tõesti see koduvahetuse stress, et see võib ju välja tuua varjatud haigusi, eks ole. Me rääkisime siin sellest peritoniidist, et võib-olla see kass mingis ühes keskkonnas küll kandes seda peritoniidi viirust ei jää kliiniliselt haigeks, aga kui tal nüüd tekib mingisugune lisakoormus organismile, mis ongi tavalise stress, eks ole, et siis ta võib jääda haigeks ja see on ka väga tähtis, et see inimene teaks seda ette, eks? Jaa, ongi, et ikka peab arvestama sellega, kui kass on võetud kas MTÜs, kas varjupaigas, kas tegelikult see on tõukass, keegi seda ei välista, et nendel ka võis olla peritoniid, et mina soovitan, et omanikud peavad olema väga tähelepanulikud, kuidas kiisu sööb, kuidas ta ennast tunneb, kuidas ta mängib, arusaadav, et nagu mõnda aega võtab see sotsialiseerumine või mõnda aega võtab see tegelikult harjumus uue keskkonnaga, aga kui midagi on valesti, et siis pigem kontrollida üle, kui oodata, ma ei tea, paar kuud või rohkem. Et ikka nagu kiiremini tulla arsti juurde. Ja ilmselt aitaksid neid ka natukene sellised, mina hästi mulle meeldivad need Felivei preparaadid. Jaa, absoluutselt. Et need tõesti nagu maandavad see stressitaset, see on siis see kasside feromoon ja võib-olla ka selline, kuidas ma ütlen, kassi nagu rahule jätmine. Jaa, absoluutselt, kohe ei mängi, kohe ei tirita seda kassi, kohe ma ei tea, ei nunnuta seda kassi, et andke kassile aega, et ta peab tegelikult selle keskkonnaga natukene võib-olla tuttuma, tal on vaja aega ja võib-olla isegi mina soovitan kindlasti välja mõelda sellised kohad, kus ta võib minna peitu, et ei pea muretsema, et jah, minu kiisu istub 2 päeva diivani alla ja tule välja, et siis arvates on haige, et ta nüüd ei pissi, kakad on haige, ei, tegelikult tõesti, ta võib olla vajabki seda aega, et aru saada, et nüüd see on tema uus kodu, on ju, nüüd ma pean siin vaatama, kus kohas kõik asjad asuvad ja vaatama ringi, andke talle aega. Ja see liivakast peab ka siis olema võimalikult nii-öelda käe-jala juures talle, sest et tal võib see üle toa minek olla tema jaoks nii keeruline psühholoogiline protseduur, et ta pigem jätab pissimata, mis on jälle nagu tervisele kahjulik, eks ole. Nii et tõesti mõtleme selle peale, et ta peaks saama olla natuke aega omaette ja siis küll ta tuleb lõpuks inimese juurde ka, kui me talle aega anname. Enamasti me ei saa 100% öelda, aga seda ta teeb. Kui nüüd on niimoodi, et ta on juba natuke harjunud ja on ikkagi aeg nüüd arsti juurde tulla, et ütleme, kas ta, ma muidugi usun, et MTÜ-dest nad tulevad tõesti vaktsineeritult enamasti välja, aga võib-olla on siis järgmise vaktsiini aeg või siis on meil kassipoeg võetud kassikasvatajalt, keda tuleb ka vaktsineerida, et kuidas see järjekord siis on, räägime nüüd siis kõigepealt sellest parasiiditõrjest ja miks seda tingimata tuleb teha enne vaktsineerimist? No parasiititõrjega on samamoodi, mitte kõike parasiiti me kohe näeme. Kui me räägime kõrvasügilislästas, ei pruugi olla kohe, et me seda näeme, on ju, et kindlasti parasiititõrje peab olema nii sise- kui ka välisparasiititõrje, kas see on tädikass, kas see on tegelikult MTÜ-kass ja esialgne nagu etapp, et parasiititõrje ja tegelikult mina vahepeal nagu panen neid asjad kokku, kui tegelikult on suur oht, et miks mitte, et nagu ei pea nagu ootama mingi nädal aega või 10 päeva, et kui tõesti loom on vaktsineerimata tänavast tulnud, aga ta on kliiniliselt terve, et siis võib kõiki asju korraga panna. Aga ma saan aru, et kui kodukassiga tullakse, et siis on ikkagi mõistlik, et ta teeb kõigepealt kodus parasiiditõrje ja siis tuleb kuskil umbes 10 päeva pärast vaktsineerima, eks ole ju. Mismoodi see vaktsineerimise skeem siis nüüd selle üle on palju vaieldud ja ega meil loomaarstid pole päris ühisele seisukohale vist jõudnudki, et kuidas sina soovitad kassi vaktsineerida? No mina soovin ikka teha
2 korda vähemalt ja see vahe peab olema 4 nädalat. Et esialgne vaktsiin ilma marutaudida võis olla, et 3 viirusliku infektsiooni vastu, nii nagu tavaliselt tehakse kassi, katku ja grippide vastu herpes ja galiitse, siis 4 nädala pärast võib teha tegelikult juba niisugust nagu kompleksvaktsiini. Aga, ja vaatamata selle, kas on see kassipoeg või see on täiskasvanud kassipoe puhul isegi võis teha nagu 3 korda need vaktsineerimise programmid, et siis tegelikult kassipohal 3 korda just siis sellepärast, et muidu ta saab oma viimase vaktsiini võib-olla liiga vara, eks ole ju. Mis vanuses sa üritad selle viimast teha? Mina vaatan, et nad ikka, mina alustan selles, et 2-kuuselt või kui me vaatame kehakaalu järgi, et siis kuskil nagu 8 grammi ta võis kaaluda. Ehk siis oleks nagu 2-kuune, 3-kuune ja 4-kuune umbes niimoodi oleks, pluss miinus. Ja täiskasvanud kass, kui sa ei tea, kas teda on vaktsineeritud, siis teed ikka ka kordusega, eks ole ju? Jah, ma üritan omanikutele ikka rääkida, et see oleks nagu ideaalne skeem. Ja marutaud on meil Eestis kohustuslik, edaspidi siis üle 2 aasta. Ja ilmselt siis neid viirushaigusi, sellest, see on väga individuaalne, et igal kassil võiks olla oma perearst, kellega siis arutatakse läbi, kus see kass liigub, kas ta üldse liigub ja vastavalt vaktsiinile siis missuguse intervalliga neid tuleb korrata. Absoluutselt, et see kõik sõltub sellest, missugune keskkond ja kus kohas ta elab, kas ta elab maal või ta elab tegelikult kuskil, ma ei tea, 15. korrusel, et mis sellega ei ole muidugi põhjendus vaktsineerimata jätmiseks, sest ta võib sealt sattuda välja, eks ole. Mina tavaliselt räägin, aga oletame, et teie kiisul on võõrkeha ja siis ta satub kliinikusse, ta on ise vaktsineerimata ja nii kaua te oodate, teie kõrval istub just kass, kes aivastab ja siis nakkus tuleb teie kiisule. Nii et vaktsineerida neid igal juhul tuleb isegi siis, kui nad üldse väljas ei käi. Nii, ja siis muidugi üks hästi tähtis asi, millest nüüd siin on meil palju juttu olnud, on siis see kiipimine ja registreerimine. Kiibimise kohta ma juba soovitan kiibida sellepärast, et mul ausalt öeldes meeldivad kiibid, mis on temperatuuriga, termokiibid. Ma need lihtsalt armastan, et ma ei pea kogu aeg mõõtma temperatuuri. Ja mis kassile üldse ei meeldi ju. Ja päraku kaudu, et sellepärast nagu ma eelistan üks asi need kiipe ja mida väiksem on loom, seda mul on tunduvalt üks asi lihtsam panna ja tulevikus lihtsam jälgida seda nagu haige kassi on ju, et siis selle termokiibi lugejaga ma saan kogu aeg temperatuuri juba distantsil teada, kas on nagu õige temperatuur või mitte. Aga muu asjad muidugi on väga oluline, et nagu registreerimine ja kui tõesti see kiisu põgeneb või kaob ära või varastatakse, et tegelikult meil on suur šanss, et me saame seda kassi üles leida ja omaniku samamoodi. Aga ainult siis, kui ta on registreeritud, mitte et see kiip juhatab seda kassi kuidagi. GPS ei ole kiibidel praegu et mõnedel on temperatuuri andurid on, aga GPS-i veel ei ole ja pigem ikka nagu Aga mis on see põhjus, et minu jaoks on see nagu täiesti arusaamatu, sest kassile kiibi panek täiskasvanud kassile ei ole nii lihtne kui koerale. Ma ei ütle, et ta nüüd hirmus keeruline on, aga ta on natuke ikkagi valusam kui vaktsiinisüst, eks ole, ja seetõttu meie nagu eelistame seda teha siis, kui nad on nii kastreeritakse või steriliseeritakse, et siis ta magab, et siis ta ei tunne. Inimene on juba sellise protseduuri nii-öelda ära ostnud. Ja siis jätab ta registreerimata. Ma natukene ei saa sellest aru, aga ma arvan, et mõned omanikud siiamaani ei saa aru, et tegelikult kiip on kiip, aga register on register. Et see, ma arvan, see info, ikka kuskil tekkis niisugune infosulg. Siis on meie tegemata tööga natuke. Ma arvan, natukene sellest tuleb rohkem rääkida, et kiip kiibina, aga tegelikult registreerimisena. Ja võib-olla siis seda meie loomaarstide registrit natuke rohkem promoda, sest et see küll maksab, aga sinna me saame ise panna ja siis meil on nagu süda rahul, et meie oleme oma töö korralikult teinud. Sest kui me ütleme neile, et minge nüüd sinna Tallinna linna lehele ja pange ise, siis A, ta unustab ja B, sinna saab ainult ID-kaardiga ja paljud inimesed tänapäeval enam üldse ID-kaardiga kuskile ei oskagi minna ja ei saa. Nii et tegelikult jälle siit on võib-olla natuke ütleme üheskoos oma kolleegidele, et see väikeloomaarstide seltsi, nüüdseks siis loomaarstide koja register on ikkagi nagu turvaline, ta on ühenduses Europet.netiga, et ka Lätist leitakse kass üles, kui ta sinna satub, et me peaksime veenma inimesi, et nad ikkagi sinna vähemalt
sest siis on oleme lõpetanud selle protseduuri, kas ta siis ise paneb linnaregistrisse, mis tegelikult on seadusega kohustuslik. Jah, enamus ei pane. See on see paha lugu, eks ole ju. Et nad mõtlevad, okei, arst räägib sellest, et see on kohustuslik, las ta paneb, ma lähen koju ja tegelikult enamus ei pane mitte kuskile. Ja kui hakata neile juba seletama, aga tegelikult kui juhtub siukene ja mul tegelikult ükskord üks tõukass oli toodud ülevaatusele ja siis selgus tegelikult need inimesed, kes toodi seda kassi, nad varastasid seda kassi. Ja see kass juba oli kiibistatud ja registreeritud ja siis me leidsime omaniku ja need asjad ka juhtuvad. Jah, igased asjad juhtuvad ja muidugi need õnnetud asjad, kui on näiteks leitud kiibiga kass, võib-olla mingi traumaga ja omaniku pole, samas omanik oleks väga õnnelik ja oleks kõik nõus kinni maksma oma looma võib-olla ravikulud, aga nüüd siis mingi õnnetu MTÜ siis peab sellega tegelema, eks ole ju. Nii et kui me nüüd siit midagi muud kaasa ei võta, siis võib-olla see ikka, et see kiipimine ja registreerimine on väga tähtis. Meil on läinud see pool tund väga kiiresti, me ei jõua rääkida sellest koduvahetusest tingitud stressist, me paari sõnaga seda puudutasime, aga võib-olla natukene, ütlesime, et kass võib-olla istub nurgas, ei tule välja, mis võivad olla veel mõned nähud, mis see kass siis nagu välja näitab, kui tal on keeruline uude kodusse tulla, et mida inimesed võiksid nagu silmas pidada, ei söö võib-olla, eks ole? Ei söö, võib-olla just pissib igale poole, see on üks nendest faktoritest, et siis omanikud mõtlevad, nüüd nad võtsid haige kassi ja kohe tagastavad. Või paha kassi ja sellise, kes maksab kätte ja sellised mõtted on. Ja et nad mõtlevad, miks ta pissis voodis ja miks ta pissis diivani peal on ju või sussi sisse, et need kassi tegelikult samamoodi enamus juhtudel nad võivad olla stressis, mitte söömine, mitte mängimine samamoodi, et kui me räägime, et võetud on noor kiisu ja ta ei mängi ja ta pissib näiteks igale poole, et siis tasub mõelda, et võib-olla see on tegelikult stress ka. Ja samas muidugi natukene kõrvas taga peab tiksuma, et võib-olla ka terviseprobleem, et need on nii sarnased, et me võime esimestel päevadel seda stressiga seostada, aga kui meil nagu jälle selline täitsa terve kass, kes on juba hästi ennast tundnud, hakkab äkki imelikult käituma, siis oleks minu meelest arsti juures käik nagu väga kiiresti kontrollida üle, absoluutselt. Mina pigem nagu soovitan sellist asju, et alguses kindlasti tasub vaadata, kus kohas tualett, me juba rääkisime, et mitte panna väga kaugemale, et kassi ei pea jooksma nagu üle tuba. Et võib-olla tõesti ei ole vaja panna mingi fancy tualetti, mis ise ennast peseb ja on keset tuba ja siis omanikud võtsid kassipoe, naudivad seda kassipoega, naudivad seda tualetti, aga nagu mingi koostööd ei ole, kassipoja kuskil istub diivani taga ja ootab oma tavalise liivakasti. Samamoodi, et nagu vaadake, missugust liiva te võtate, et see ei pea mingi lavendli lõhnaga keset tuba ja neid asju tasub tõesti nagu mitu korda mõelda, kuhu me paneme, võib-olla tõesti ennem kas lugeda kirjandust või võtta ühendust loomaarstiga ja siis küsida, et tegelikult meil on samamoodi üks kass on juba olemas, me võtame teist kassi, et nagu mida te soovite, et mida me teeme tualettidega, et mina samamoodi räägin, kui on juba üks kass võetud ja te võtate veel ühe kassi, siis see tualetti poliitika peab ka olema hoopis teine. Et nad ei taha jagada, et neil peaks olema siis 3 tualetti. Ja kui siis nad 3 tualetti ei saa jagada, kui me näeme, et üks kiisu jookseb mitte ainult nagu tualettide vahel, aga tegelikult voodide vahel, et siis tegelikult loomaarst peab vaatama, kas on stress või see on mingi muu haigus. Üks selline näpunäide võib-olla ka, sellepärast, et kasse tegelikult on keeruline arsti juurde viia, ega nad ju ei taha, ei puuri minna ega paljud ei taga autoga sõita, et meie oma kassi meil tuli ise, selline umbes 4-5 kuune kassipoeg kunagi ja me hakkasime teda kohe toitma puuris. Tal oli konserv alati puuris ja siis ta harjus seal puuris käima ja nüüd ei ole tema puuripanek, ei ole nagu meile mingisugune probleem, et see võib-olla oleks selline asi, millega võiks. Ja see oleks ka nagu see peidukoht sellele arglikule kassile, see ongi selline
nii-öelda nagu väike variant tema jaoks, eks ole ju. See peab olema kindlasti niisugune transpordipuur, et uks võib täiesti nagu eest ära võtta ja tegelikult kõige parem võib-olla seda puuriga katta, siis ongi niisugune nagu kobas, kus nagu saab peitu minna ja vahepeal nagu mingi maiust nagu siia panna, et päris paljudele just meeldib magada, süüa ja peitu minna ja siis selle puuriga on väga mõnus nagu samamoodi arstile jõuda, et kindlasti mitte kotti ja mingi seljakotti panna, et kassi jaoks on samamoodi stress, kui ta üks kord juba jõuab kliinikusse kas kaenla alla või seljakotis, et siis järgmine kord ta juba ei ole nagu koostööks valmis. Ja see on ka ohtlik, et ta võib olla küll väga tore ja muidu sõbralik ja kuulekas kass, aga kliinikuoludes meil on ikkagi nii, tema jaoks nii hirmutavad lõhnad ja hääled, et seda ei taha keegi, et ta seal kliinikus äkki või kliiniku ees jumal hoidku veel jooksu pistaks, nii et tegelikult loomaarsti juurde tuleb ikka viia kass alati puuriga. Ja see puur võis olla ka kaetud mingi materjaliga, et lihtsalt võib-olla eespool ta natukene näeb, saab kontrolli all hoida seda situatsiooni, aga mitte tõesti see puur on lahtine või see puur on mingi läbipaistev nagu uued puurid, niisugused nagu fancy, et igal pool me näeme seda kassi, aga kass on tegelikult stressis, nagu istub akvaariumis ja kõik topivad omanik tuleb, paneb ta põrandale selle puuri ja siis tuleb mingi suur koer ja hakkab nussutama. Et see ei ole kassile kindlasti tore. No igatahes me soovime kõikidele praegustele ja tulevastele kassiomanikule ilusat suve. Harjutage oma kassid traksidega käima, siis te saate neid välja lasta. See on palju turvalisem, kui neid niisama lahtiselt jooksma päästa. Ja kui on häda käes, siis Julia ja teised loomaarstid ikka üritavad aidata, kui te olete oma kassi turvaliselt toimetanud kliinikusse, et küll me siis neid ikka aitame ka, kui vaja on, eks ole. Aitäh, Julia! Aitäh! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.